Martin, ma tahan taaskord teada, mis täna? Me läheme siis nüüd taaskord ajaloolainele ja vaatame võrdluseks, mis on juhtunud vahepeal kooliasjadega. Toboi. Mina läksin kooli 94 aastal ja lõpetasin keskkooli 2006. Ma ütlen, et mina viimati käisin koolis ehk ülikoolis, kus sul lihtsalt pastakaga lähed kohale, on ju. Arvutiga juba mina läksin tegelikult kohale. Oli see vist mingi 5 või 6 aastat tagasi, kui mina viimati seal nagu oma jalga näitasin. Aga hakkame siis vaatama, mis uusi põnevaid tooteid on olemas. Ma võtan selle kohe ette, sest sa ise nii uhkelt seal ütlesid, et sellist asja sinu ajal ei olnud. Minu ajal ei olnud sellist asja, tõepoolest see on siis paenduv joonlaud ja mina mäletan, et kuna ma väga kõva mingi pinalikängster ka omal ajal ei olnud, et see oli nagu suuresti kotis seal. Lahtiselt kotti kõik asjad ja siis, kui sa koolis koju läksid ja oma koolikotiga näiteks mingid sõprad tümitama hakkasid, siis koju jõudes loomulikult kõik need pastakad ja joonlauad asjad olid seal sees täiesti nagu puruks ja kotti lükates loomulikult sa torkasid endale näpud puruks selle joonlauaga veel, et see oli nagu paras nagu piin, aga praegu see painduv joonlaud, see olgem ausalt oleks säästnud mulle omal ajal ikka päris palju taskuraha, sest et kui ma midagi ära lõhkusin, ma pidin ikkagi oma raha selle uue ostma, et ma tõesti vaatan ise ka praegu, et nagu tõesti nagu pane ümber kaela on ju. Kusjuures, kui ma ei eksi, siis minu esimene joonlaud oli isegi puust. Mul oli ka. Järgmine tore asi, mis mina leidsin, on selline asi. See on kaantekleepsud. Ühesõnaga, sa ostad siit endale poest endale kleepsud, lükkad selle lartsaki peale on ja paned oma nime peale on ja nime peale asjad ja mingid aadressid ja telefoninumbrid kui ka vaja on ja meie aeg oli ikkagi see, et oli see sama mingisugune taoline kõva paber, eks ole, seda loetigi vist mingisugune, kuidas seda öeldi? Tugipaber või mingisugune... Või ei mäleta ka enam. Vist pakkisid omaga õpiku ära ja siis tegid ise suurelt see matemaatika. Kirjutasid ise peale sinna ka veel. Vaatagi tore, siin on mingi värvikoodid on lausa. Saad vaadata, näed juba punast otsa lipikut tõmbad välja. Parem oli, võtsid välja, lugesid, vaatasid. See oli nagu tüütu. Ma vihkasin kõige rohkem seda, et me pidime voltima neid asju, panema neid paberid ümber, selline on nii pein. Ma lasin alati oma emale ära teha selle. Isegi kui ma olin suur poiss, ma lasin oma vanematel selle ära teha. Ma üritasin ka, aga ma ikkagi pidin nagu ise ka effortit alla panema. Aga vaata, sul on käeline tegevus on väga hea. Minu puhul, kus sa kujut, ma arvan, et peaks pidanud võtma selle challenge ette, kus me pakime selle ära siin. Ja te näeksite, milline jamp siit välja tuleks, kui mina seda teeks. Päevik oli ikkagi ju piibel koolis, et siin oli ju kirjas ju kõik kõige tähtsam, kõige olulisem. Mitte ainult see, et mis tunnid sul on ja mis päeval sul mingid asjad on. Vaid see on märkused, mis õpetaja pani sulle. Teine asi oli, ma mäletan, et siin taga alati oli nagu, siin on märkmed, aga oli mingi sõprade osa ka, kus sõbrad kirjutasid sul mingeid asju siia üles ja loomulikult oli ka oluline see, et sa ostsid endale aasta alguses sellise päeviku ja see, kuidas sa siis disainisid aasta lõpuks nagu ägedaks, et mis kleepsud ja ma mäletan 6. klassis oli mul päevik täis kleebitud Nokia telefoni pilte. Sest Nokia nii tol hetkel tegi ja siis mul oli suurelt oli päeviku peal oli 82-10 pilte ja siis ma olin lihtsalt foie tegijana. Pliiatsid, aga mis on nende pliiatsite juures erilist siis? Neil on siin kustukumm taga või? Mul tagant lugesin, nende pliiatsite juures on eriline see, et nad on põrutuskindlad, ehk siis kui sa nagu oma koolikotti taaskord jälle loobid või pinaliga kellegi vastu pead tõmbad, siis see süsi siin sees ei lähe katki ja sul ei ole seda, et sa ühe korra oled kusagil vastu lauda löönud, siis sa põhimõtteliselt teritad selle lõpuni. Miks ta katki läheb, siin on Norris, Chuck Norris. Chuck Norris, jaa, aga ta vist on erasable hea, ta on nagu kustutatav, eks ole. Nüüd on meil mingi kolmas asi, nutikaustik. Nutikaustik, mis asi see nagu siis on? Millal sa ma vaatad praegu? Ma vaatan ka keemia oma. Siin on mingid valemid, vaata, meil oleks üle-eelmisel nädalal olnud vaja neid. Jaa, kui Liina tegi meile selle kontrolltöös, meil oleks väga vaja olnud. Ja, et siis me oleks saanud väga vaadata. Okei, see on põhimõtteliselt tavaline vihik, kus on sul lihtsalt siis mingisugune ainete lahustuvus vees on ja... No näed, siit oleks me saanud füüsikaga kohe kontrollida. Midagi oleks saanud vaadata küll, jaa, aga siin on nüüd juba korralikult, eks ole, siin on nagu täis tuubitud neid... Midagi oli, aga ma ei teadnud, et vene keel oli. No mina tean, mul oli ikkagi õpikus need asjad kirjas, et ei tore, et need vihikud on olnud ja need valemid on nagu sisse pandud siia, aga... Ei tundnud puudust? Mina ei tundnud puudust, jaa, sest ma spikerdasin nagu nii igalt poolt kogu aeg, et mul ei olnud nagu vaja, et mul oleks kusagil vihikus kirjas. Ma ei tea, kas te näete ka seda teritajat või? See on lihtsalt nagu... Sellised jublakad, sellised lõbusad sellid on need teritajad meil siin siis.
mina ütlen ausalt ära, minu ajal selliseid tervitajaid kohe kindlasti ei olnud, meil oli lihtsalt mingisugune mingi nii pikk sõrmepikkune jublakas, kus lükkasid otsa sisse. Ja läksid prügikast juurde, tõsid käe püsti, ütlesid palun kohalt. Ma teritama minna. Mina täiesti, mingi hetk meil tulid ka mingi need kogujatega mingid väiksed, aga minu arust need olid kogu aeg täis ja siis murdus ära seal mingi asi ja ühesõnaga nendega oli ilge jama, aga nüüd on ikkagi tehtud täitsa tored ja lõbus, natuke tore see on, sellel on üks silm suurem kui teine, sa saad erinevaid pliiatsid erinevas suuruses nagu timmida ja toimetada, et 2 tükki pastakat, siin on veel mingid niisugused lahedad naljakad, vaata, mingid nägudega. Ma ei teagi, kas see kustutab ära ka käe pealt või? Tulebki maha! Ei ole nii! Jää vait, see tuleb paberi pealt ka maha. Tõsiselt või? Mina mäletan, ma igatsesin sellist asja pastakat, mis saaks kustutada, sest kogu aeg läks sassi ja selle korrektorit ma viitsisin kasutada. Korrektorit ei tohtinudki kasutada mingitel hetkedel. Kontrolltööd kasutada, jaa. Aga kui sa konspekti tegid, siis tohtis kasutada. Aga ma ei saa aru, miks? Miks? Sellepärast, et sa võisid peale kontrolltööd maha tõmmata ja kirjutada õige asja sinna, öelda õpetajal näe, sa tegid vea, et mul on tegelikult õige asi siin kirjas. Ja seda on võimatu pärast tõestada, et kas sa olid seda teinud korrektoriga kontrolltöö ajal või pärast kontrolltööd, et see oli nagu skämmimise koht, mis kinni pandi. Aga nüüd sa saad sellega seda teha ju. Absoluutselt, see läinud väga hästi seda teha, nii et õpetajad beware. Scratch away. Kriimustuste eemaldusvahend. Mis asja? Ahah, et ja. Okei. See on põnev. Ehk ideeliselt nagu kõik, kuule ma saan iPhone'i klaasi endal korda teha. No põhimõtteliselt sa võid üks puhamis asja sellega nagu üle tõmmata, et see toimib väga hästi. See on Siimu pandud sinna lampi sisse mingisugune suvaline asi, et seda põhimõtteliselt, et sulle siin. Ma mõtlesin, mis hästi see nagu koolis tehakse. Ma mõtlesin ka praegu. Et sa keerad laua tuksi, siis hakkad seda nagu siluma ja põemeldama ja puhastama. Kui sa vaatasid seda üksinda, näita seda videot kui oma emale, saate võrrelda, kuidas teie ajal olid koolis asjad näiteks. Ja kuidas teil emal olid koolis ajad. Ma arvan, et teie emad sarnanevad natukene minu kooli ajaga ja teie ise võib-olla siis natukene rohkem Marti kooli ajast. Mina ikkagi, olgem ausad, läksin kooli kivi ajal, kus ei olnud mitte midagi. Tintelpenn, harilik pliiats ja tätse paulit. No üsna samagi siin, nii et maapoisid nagu me mõlemad olnud polnud kõigele ligipääsu. Aga see on vajagi. Tuli olla innovatiivne. Tuli ise leiutada. Nii et kui sa tahad veel näha niisugused lollusi, siis tead küll, subscribe. Like, comment ja pane hullu ja värki-särki ja kohtume teiega juba homme, kui me teeme järgmisi põnevaid toredaid asju. Viimast osa üldsegi. Ja viimane osa. Siis on viimane osa ja meil tulevad külla pruudid, kes hakkavad ütlema, mida me kõik oleme valesti teinud. Nii et me näeme. Tšau! Jimmy on stupid. You're really stupid. You're super stupid. Ma julgen alguses mõtlesin, mis assi see on nagu. Järgmises osas! Ma võin täiesti ausalt öelda, et Keter on väga-väga paljude saadete ideede autor, mis ma Martile tegelikult teinud olen. Täpselt samamoodi siin ka.